Maailmas on ametlikult 194 riiki, millel puudub merepiir vaid 44-l. Kas meri teeb üldse ühe riigi paremaks või jõukamaks, sõltub väga palju juba sellest riigist endast ja selle sadama juhtkonnast. Täna läheme uurime, kes on need inimesed, kes toimetavad Tallinna sadamas. Tallinna laht on enamuse eestlaste jaoks üks kaunimaid, eriti nende jaoks, kes mereväravate kaudu koju saabuvad. Tallinna mereväravate ajalugu ulatub väidetavalt aastatuhandete taha ja on mõjutanud oluliselt ka linna arengut. Kõige vanemad olemasolevad dokumendid, sadamaala kaardid, pärinevad Rootsi ajast aastast 1688 ja on säilinud Rootsi arhiivides. Sadama ja linna arengu üheks õitsvamaks perioodiks võib ajaloost pidada 15. sajandit, mil Tallinna sadam oli Läänemere üks tähtsamaid kaubasadamaid. Reisijate vedu ja esimesed reisilaevad alustasid merereise 1858. aastal. Seda perioodi on kujutanud ka maalil kuulus vene kunstnik Aleksei Pogoljubov oma lühiajalisel viibimisel Tallinnas. Äriühing aktsiaselts Tallinna Sadam moodustati 1992. aastal, millest tänaseks on saanud edukas börsiettevõte. Kaasaegse firma üheks tunnuseks on sõbralik ja avatud juhtimiskultuur, mida võime eeldada ka Tallinna Sadama puhul. Seepärast suundume Tallinna Sadama peakorterisse ja vestleme Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmuga. Arvestades sadama pikka ja väga kirevat ajalugu, oleks minu esimene küsimus üldsegi selline üsna retooriline, et on siis Tallinna Sadam rohkem mere- või linnanägu? Ma arvan, et me oleme üha rohkem ühte nägu. Ehk meil on ühine ajalugu ja tõepoolest sadama ajalugu on sama vana kui Tallinna linnal. Ehk tegelikult ei teatagi täpselt, kas enne oli siin väike küla ja linnus või lauter. Nii et meil on ühine ajalugu, aga me areneme väga käsikäes. Ja ma arvangi, et me üha rohkem ühte nägu läheme, teeme asju üheskoos ja räägime üha rohkem sadamast linnas ja linna sadamas. Ja võib-olla üheks näiteks võib tuua selline koostööprojekt Reidi tee, millest täna on kujunenud Reidi park. Aga lisaks Tallinnale oleme me ju tegelikult Eesti jaoks kõige suurem turismivärav. Eks me areneme siin kõik üheskoos. No eks inimesed peavadki kõige rohkem seda kui ikkagi reisisadamat, aga see ala, ma vaatasin ka siia tulles, on ikkagi nii üüratult suur, et mis siia alla üldse tegelikult kuulub? Tõepoolest, sadamal on täna börsiettevõttena on tegelikult 4 ärivaldkonda. Kõige suurem on olnud ja loodame, et jääb ka edaspidi, on reisijate äri. Siis on kaubaäri, siis on meil omal parvlaevad, ehk me toimetame kui laevaomanik ise ja opereerime siis Saaremaa ja Hiiumaa liinil. Siis on meil üks jäälõhkuja ka, jäämurdja ja erilaev, ehk kokku laevandus ja 4. valdkond on kinnisvara. Ja väga tähtis põhimõte, ma olen kuulnud, et teie jaoks ikkagi see roheline mõtteviis või millised üldse on teie väärtused, võib-olla ma eksin? Jah, seda tegevust peab saatma tänapäeval vastutustundlik äri tegemine, millest üks ja väga-väga oluline on roheline mõtteviis ja võib isegi öelda roheline äri tegemine, et sa tõesti mõtled keskkonnale igal sammul. Aga väärtustest rääkides ma tooksin välja võib-olla kõige esimesena sadama ettevõtete grupi väärtuseks uuendusmeelsus. Ja me tunnetame, et see annab meile konkurentsieelise, sest me oleme konkurentsis siin paljude Läänemere sadamatega. See annab meile mõnes mõttes eelise olemaks valmis muudatusteks, sest näiteks tehnoloogia, seesama roheprojektid muudavad lähidekaadil logistika ja merendusäri väga palju. Nii et uuendusmeelsus, siis avatus. Arvan, et kaasaegne ettevõte peab olema avatud ja eriti kui see börsiettevõte, siis teistmoodi ei olegi võimalik. Ja kolmandaks on usaldusväärsus. Helemai, me oleme praegu siin teeterminali väga hubases ja koduseks saanud vanas osas.
Ja siin on toimunud ju iseenesest 2 ümberehitust. Üks minu teada oli 90ndate lõpus ja kui keeruline oli nüüd uuesti jällegi see uuenduskuur läbi teha, arvestades seda, et toonased põhimõtted olid ju hoopis teistsugused. Üllatuste rohke ja väljakutseid pakkuv nii ehitajale, projekteerijale kui ka meile, kes me pidime korraldama siis reisijate liiklust siin on. Mitte üks kordagi jäänud sadam kinni tänu sellele, et seda ümber ehitati. Ja tänased ütleme sellised terminid ja süsteemid on ka ju ikkagi nii palju ajas muutunud, et mida tähendab näiteks PIM-süsteem, mina tahaksin väga seda teada saada. Tõenäoliselt on tegu mingisuguse lühendiga ikkagi. Tegemist on ammu levin ja tuntud lühendiga, mida tegelikult tellijana Tallinna Sadam esimest korda kasutab just siin selle hoone rekonstrueerimise juures. Tegemist on Building Information Modeling. 3D mudeldamist tahetakse juba ammusest ajast, kuid rõhk on sellel sõnal seal, mis on keskel ehk informatsioonil. Et kuidas defineerida seda informatsiooni, mis on vajalik siis nii projekteerimise etapis, ehituse etapis ja siis ka, mis on kõige pikem etapp, siis haldus- ja hoolduse etapis, mis on nagu terminali mõistes kõige olulisem. Samamoodi nagu terminali ümberehitus on nagu unikaalne, siis meie jaoks on see pilootprojekt BIM-i rakendamisel sadamas tervikuna. Selle T-terminali projekteerimist me alustasime ilma teadliku BIM-i kasutamiseta. Sadamal on olemas tegelikult põhivarade süsteem, kuhu informatsiooni saaks korjata ja mis on vajalik just selleks, et haldus-hooldust lihtsamaks teha ja vähem kulukaks, ajamahukaks ja kasutajale sõbralikumaks. Aga me ei ole kunagi osanud seda informatsiooni juba sissejuhatavalt ehituselt küsida. See on esimest korda, kui me defineerisime selle ära ja nüüd tulevikus me rakendame seda BIM-i igas uues ehituses, sealhulgas ka siis infrastruktuuriobjektides ehk taristuobjektides, mille valdkonnas väga palju seda defineeritud veel ei ole. Ole hea, räägi palun meile ka tulevikuplaanidest. No sinu ametinimetuski juba ütleb, et arendusosakonna juhataja, et millised kõige sellised revolutsioonilisemad mõtted sul peas on praegu? Paraku on enamus seotud küll Vanasadamaga hetkel, sellepärast, et 3 aastat tagasi me tegime siia uue sellise masterplaani, et integreerida sadamat rohkem linnaga. Hetkel on ta olnud suhteliselt ääreala linna südames. Rahvas ei ole harjunud käima siia kohalikud elanikud ja need, kes reisijad on, käivad ainult läbi. Et siis masterplaani üks põhi nagu selline joon, mis sealt läbi tuli, ongi teha sihuke avatud linnaruum nii teisatele kui linnakodanikele ja luua siis uus linnakeskus. T-terminal on üks ankur. Järgmine ankur suve tõenäoliselt tuleb sild meil, jalakäijate sild, mis ühendab A-terminali ja T-terminali ala. T-terminali esise ala me teeme ka järgmise aasta lõpuks kenasti korda, et on rohkem rohelust, ei ole ainult parklad, vaid pigem on sihuke integreeritud keskkond nii sadama tegevuseks vajalikuks alaks kui ka siis selleks, et inimene tuleks siis laevade vahelisel alal ka siia nagu aega veetma. Ja muidugi siis üks suur maamärk saab tulema on kruisiterminal, mis tegelikult ei ole 100% kruisiterminal kogu aeg, vaid enamus aastast on hoopis ürituste tegemise koht. Taavi, nimelt Tallinna Sadam on ühes oma lipukirjas öelnud, et tegu on keskkonnasõbraliku ettevõttega. Ole kena, seleta lahti, et milles need keskkonnasõbralikud lahendused teil siis seisnevad? Sadam ise on väga uuendusmeelne ja ta on üks olulise fookused, mida ma nüüd viimasel aastal, isegi 1,5 aasta jooksul on võtnud, on väärtuspõhine ettevõte. See üks alamteema on meil kindlasti on keskkond, et sadamad on nii linnas sees kui meres, me oleme üks suur ökosüsteem ja selles osas me soovime väga palju kaasa aidata. Täna Sadam näiteks võtab kõigilt liinilaevadelt piiramatus kogudes jäätmekäitlust vastu. Kõik, mida nad soovivad ära anda, võtame vastu. Meil on oma tütarettevõte Green Marine näiteks, kes võtab kõik, mis on nagu niisugust tahka poole peal isegi ja võtab ka õliseid vedelikke vastu, mida paljud sadamad isegi hea meelega üldse vastu ei võta või neil puudub see võimekus, nii et sadam on selles suhtes üks erinev koht. Mis meie üks hea point on see, et näiteks kõik laevad saavad ka reovett ära anda. Täiesti tasuta, selles suhtes tasuta, et see on ühe keskkonnatasu sees ja kõik liinilaevade ühendused on meil tehtud niimoodi, et nad võivad piiramatus koguses oma reovett ära anda. Mis oluline aspekt nüüd sadama valguses on see, et meil on keskkonnatasud määratud. Mida rohelisem laev on, mida paremad näitajad on, selle väiksemalt me määrame ka seda tasud.
viimase suure asja, mis me just avasime, oli meil kaldelekter. Ja see ei ole mingi tavaline pistiku ühendamine laevaga. Kaldelekter on siis laevade ühendamine kaldelekter võrku, ehk nad ei peaks oma diiselmootoreid töös hoidma, et laevas oleks elekter, või nad saavad meie maapealsest võrgust. Millest ma veel saan rääkida, on tegelikult automooring. Lihtsamas keeles on tegu automaatsildumisega, mille peamine eesmärk on see, et laev saaks kiiresti kai äärdes ära silduda, et oleks fikseeritud kai külge ja laev ei hakkaks tuule käes ega laine meremõjudes kuhugile liikuma, inimesed saaksid ohutult maa peale tulla. Selle eesmärk keskkonna aspektis on peamiselt see, et see hetk jääb kõik need manööverdamisega seotud saasted, emissioonid, mis laeval läheb aega, et ta rahulikult silduks, kogu see protsess läheb palju kiiremini ja tänu sellele me võidame oluliselt ka keskkonna poole peal. Mida ma saan veel rääkida, on kruiisiterminal. Tegu on meie olulisema objektiga, mis on, kui me räägime rohelisest lähenemisest hoonete puhul. Üks parimaid lahendusi, innovatiivsem lahendusi on seal tegelikult see, et me hakkame ära kasutama merevett hoone kütmiseks ja jahutamiseks. Aga sellist lahendust nagu meil, et väga palju ei ole. Me oleme teinud seal palju innovatiivseid ja tootearendus, nii et tuleb üks äge hoone. Seetõttu me vaatame väga tihti ka nende roheliste lahenduste poole, mis tegelikult annavad meile seda efekti suures plaanis, ehk siis alguses on kallimad lahendused, lõpppool on jälle soodsam tunduvalt, nii et alati kõige odavam pole kõige, kuidas öelda, jätkusuutlikum. Läänemere riike on 9 ja suuremaid sadamaid 12. Kui liita kokku kauba- ja reisijate vedu, on aktsiaselts Tallinna Sadam tänapäeva üks suuremaid Läänemere sadamaid. Tallinna Sadam on Eesti suurim värav internetivärava järel. Kuldar, teie kasutuses on 5 parvlaeva ja teie olete teeslaevade peakapten. Mida see ametinimetus endast täpsemalt kujutab, et kas te reaalselt viite inimesi saartele ja toote nad sealt tagasi? Et eks meie parvlaev selleks ette nähtud on, et inimesed saaksid liikuda siis suursaarte vahel ja sõita siis mugavalt ja kindlalt siis ikkagi saartele. Minu amet siis konkreetselt ongi see koht, kus ma pean tagama siis laevade täieliku opereerimise. See tähendab nii tehnilist poolt, see tähendab laevade valmisolekut igas mõttes. Kui me räägime parvlaevadest, siis mulle tuleb kohe silme, et selline nimi nagu Tõll. Tegu on hübriidlaevaga, ma väga hästi kujutan ette, mida tähendab hübriidauto. Mida kujutab endast hübriidlaev? Et tegelikult laevanduses hübriidlaev siis tähendabki seda, et on 2 moodust. Üks on nii-öelda peak shaving ja teine on siis load shaving. Ehk siis peak shavingus me räägime suurhetkedest või ütleme siis tipuhetkedest, kui laev vajab lisavõimsust, siis võtab seda akust. Ja load sharing siis tähendab seda, kus juba laev tegelikult enamus aja sõidab aku peal. Ja ütleme siis sellisel hetkel, kui laev seisab või kui laeval on võimalik ära ühendada kaldavoolu, siis ta laadib akkudesse nii-öelda kaldast voolu. Aga meil siis Tõll on tänasel päeval tõesti nii-öelda peak shaving lahendus, mis tähendab seda, et laeval korraga töötab üks peamasin ja kui selle peamasina võimsusest jääb väheks, siis ta võtab akkudest juurde. See kõik kõneleb energiasäästlikkusest, et ma tean, et peate väga lugu rohelisest mõtteviisist, et milliseid selliseid keskkonnasõbralikke lahendusi te veel kasutate? Ettevõtjale on kõige kasulikum alati nii-öelda üks pool on siis roheline mõtlemine, teine asi ikkagi sooviks nagu kokkuhoidu ka, eks ole. Et siis tegelikult, kui me räägime konkreetselt akude panekust laeva, siis seal on ka oma tõesti selline majanduslik mõju ja muidu võib-olla me ei olekski seda täiesti oma vahenditest teinud, sest meie laevad ju tegelikult sõidavad suhteliselt kinnisel ja väiksel mereterritooriumil, et me oleme igalt poolt saartega piiratud, seesama, mille meie siis tekitame sinna nii-öelda Väinamerre, siis tegelikult sellest siis kümblevad ja ujuvad meie inimesed suvisel ajal ja sealt tuleb ka meie toidulauale kala ja nii edasi. Tegelikult oleme hästi korralikult võtnud eelmisel aastal juba siis nii-öelda
vaatluse alla prügimajanduse. Prügimajandus on tõesti tänasel päeval vastavuses igasuguste rahvusvaheliste nõuetega. Me sorteerime prügi, me oleme teadvustanud oma reisijatele prügi sorteerimise vajadusest. Meil on kasutusel siis nii-öelda veealustes osades keskkonnasõbralikud õlid, et juhul, kui ka mingil ajahetkel peaks tekkima probleem, et meil on väike õlileke kuskilt tihendi vahelt, siis see otseselt keskkonnale ohtu ei tähenda. Valdo, räägime innovatsioonist ja sellest, mis asi on tark sadam. Tark sadam on, võib öelda, isegi rakenduse või toote nimi liiklusjuhtimisrakendusele Vanasadamas, aga praegu me siis tegelikult liiklusjuhtimis IT-süsteemi, protsessisüsteemi juurutame ka kaubasadamates Muugal ja Paldiskis. Ta võimaldab siis juhtida rohkem just raskeveokeid ehk niinimetatud RoRo sõidukeid, aga ka kõiki sõiduautosid, neid mõõta, kaaluda, suunata õigele reale ehk selles mõttes selline automatiseeritud sõidukite juhtimise süsteem. Aga kes on need, kes siis ikkagi lõppude lõpuks juhivad, kas ongi mingisugused, me kujutame ette, robotid või on ikkagi inimesed, kes on saanud väga pika ja põhjaliku väljaõppe selle jaoks? Tõepoolest, seal osaliselt targa sadama süsteemis on kasutusel nii-öelda tehisintellekt, aga osaliselt on kindlasti manuaalne inimjuhtimine ja on hästi oluline laev lastida õieti ja sellepärast tuleb nagu õiges raskused, sõidukid, veokid suunata laevale. Nii et mõlemad komponendid olemas, tegemist on intelligentse süsteemiga ja see on nii hästi Vanasadamas tööle läinud, et me siis tahame seda rakendada ka oma teistes sadamates. Härra Aarem, te olete nüüd Tallinna Sadama nõukogu esimees olnud juba hea mitu aastat ja 3. ametiaega päris korrektne olla. Te olete ise öelnud, et selle aja jooksul on Tallinna Sadam päris palju muutunud. Aga mille poolest täpsemalt siis ikkagi? Mille üle te ise võib-olla kõige rohkem uhkust tunnete? No ma arvan, et kõige suurem muutus on muidugi seotud sellega, et ühest riigiettevõttest on saanud börsiettevõtte. Ja börsiettevõtte see tähendab seda, et ta tegutseb kindlate reeglite alusel, ta on avatud ettevõte, ta on suur ettevõte ja ühest aktsionärist on tänaseks saanud ettevõte, kus kohas on 14 500 omanikku ehk siis aktsionäri. 14 500, kuulsin õigesti. Jah, tänaseks küll. Nii et selles mõttes kindlasti on see muutus toimunud, aga ka sisulise poole pealt on 2 põhilist meie tegevusvaldkonda olnud nii reisijate vedu kui ka siis kaubavedu, siis praeguseks on ju ikkagi juurde tulnud 2 täiesti uut valdkonda ehk siis laevandus ja ka küllalt olulisel määral kinnisvara arendusega. Teadaolevalt siis kogu see Vanasadama piirkond, mis on ikka hästi atraktiivne ja ma arvan, et Tallinnas üks paremini ja võib-olla on niisuguse perspektiivsema piirkonnaga kohti üldse, kus kohas kinnisvara arendust siis planeerida. Ka Tallinna Sadama nõukogu koosneb ju väga erineva tegevusvaldkonna tippjuhtidest, et kuidas seesugune nõukogu täpsemalt töötab ja toimib? Meil on täna ju 8 nõukogu liiget ja seal on tõesti erineva valdkonna inimesi ning ma ütlen, et see on hästi niisugune hea ja tugev kooslus, kes seal koos on, sest et kõikidel on oma eriala teadmiste raames saavad nii-öelda siis oma panust ja oma teadmisi rakendada ka sellises igapäevases, ütleme, strateegilises tegevuses ja nõukogu teostabki ikkagi strateegilist juhtimist sadamas. Nii et lisaks niisugusele strateegilisele juhtimisele on ka muidugi
ütleme, korraldav ja järelevalve funktsioon, mis puudutab juhatust, aga nüüd nõukogu nende 8 liikme hulgas on ikkagi hästi-hästi tugevaid spetsialiste, kes siis oskavad sellist visiooni ja edasist niisugust arengut ka planeerida. Me oleme mitte ammu aega tagasi vastu võtnud ju ühe strateegilise dokumendi, ehk siis see on niisugune visioon tulevikku, kus kohas me näeme sellist strateegilist programmi, mis peaks olema siis kestlik ja vastutustundlik. Sellel on 3 sellist suurt mõjurit või mõjutegurit ja nendeks on siis eelkõige majanduslik, siis on sotsiaalne ja muidugi ka keskkondlik. Kui me räägime täna ütleme niisugusest sotsiaalsest keskkonnast siis, või mõjurist, siis sõna otseses mõttes Tallinna Sadam peab olema, eks ole, osa sellisest avatud ruumist, seotud selle kogukonnaga, kes siin elab ja ma arvan, et see meie poolt niisugune tulevikku suunatud tegevus kindlasti on, et Sadam peab olema avatud Tallinna linnale, Tallinna elanikele, kõikidele nendele inimestele, kes Tallinnat ka külastavad, nii et see on kindlasti üks osa sellest. Täna saime teada, kui ilus ja innovaatiline on Tallinna Sadam ja et see on lipulaevaks meie Eesti kui ka pealinna majandusele. Ja mis minu arust väga tähtis, kui toredad inimesed siin töötavad. Nii et suur aitäh teile külalislahke vastuvõtu eest!